Hei, Oll on siinpool. Täna mängime läbi, kuidas ChatGPT abiga panna enda äri püsti ja proovida läbi mängida kogu see kontseptsioon nullist kuni skaleeritava ettevõtteni. Tihtipeale inimesed käivad erinevates ärikoolitustes ja kus koostada äriplaani ja võtta erinevate spetsialistide nõu. See kõik võtab aega ja kindlasti on sellest ka kasu, aga esialgse visiooni ja äri sa saad läbi mängida ChatGPT abiga. Ja tänases näites me mängime läbi selle, kuidas alustada näiteks oma pagariäri. Mul on olemas oskused, mul on olemas tahe, ma tahan midagi iseenda jaoks teha, aga ma ei tea, kuidas alustada, kui palju see kõik maksab, kuidas ma seda äri üles ehitan, mis on turundus, kus ma kliendid leian. Seda vaatame ChatGPT abiga ja mängime kõik läbi. Selleks, et see asi ka töötaks, oleks vaja esitada ChatGPT-le õiged küsimused ja õige sisend, et ta saaks meiega suhtlema hakata ja meid juhendama. Ja vaatame läbi, kuidas see käib. Selleks, et ChatGPT saaks meile anda mingisugustki informatsiooni, selleks me peame tema poole pöörduma õigesti. Ja kui me tahame saada päris adekvaatset nõu, siis me peame ChatGPT-le andma rolli, kellena ta ennast esindab. Ja antud juhul ma küsin ChatGPT käest nii, et ole suurte kogemustega ettevõtte rollis, kes on loonud tugeva ja kasvava ettevõtte, mille käive on circa 10 miljonit eurot aastas ja kasum 1,5 miljonit. Juhenda mind kui algajat ettevõtjat, kes tahab oma pagaritöökoja tooteid pakkuda üle vabariigi. Esmalt küsi minu käest minu oskuste kohta, praeguste klientide kohta ja pakutavate toodete kohta. Seejärel aita mul määratleda 3 uut potentsiaalset kliendisegmenti, kes on valmis maksma kvaliteetse toote eest. Kuidas käivitada oma äri nii, et tekiks kohe kliente ja nemad oleksid valmis jagama ka infot minu pagariteenuste kohta. Kui te selle kõik läbi vaatate, siis seda nimetatakse promptiks, et ma andsin talle sisendi selleks, et saada nüüd adekvaatseid vastuseid. Kuidas oma äri käivitada, millele ma tähelepanu pean pöörama ja kogu see kontseptsioon kuni lõpuni välja, kuni sinnamaani välja, mis on minu kulud, millised seadmed ma pean soetama ja nii edasi ja nii edasi. Me saame selle kõik läbi mängida ja vajutame nüüd enter ja vaata, mida ChatGPT meile vastab. Nagu te nägite, siis selle sisendi pealt, mis ma talle andsin, ta koostas mulle nüüd küsimused, millele ma vastan. Ja nende küsimuste abiga ma aitan ChatGPT-l panna paremat pilti kokku, sest tema tegelikult ei tea minust mitte midagi. Sisendi andja olen mina. Ja kui me need küsimustele nüüd ära vastame, siis ChatGPT saab meid hakata aitama selle kogu kontseptsiooni püstipanemisel. Kuidas luua oma äri, mis see maksab, kuidas skaleerida oma ettevõtteid, millest alustada, kuidas leida kliente ja nii edasi ja nii edasi. Aga selleks, et ta saab meile vastuseid anda, peame läbi käima selle teema ja vastama küsimustele ära. Nüüd me vastasime ära nendele küsimustele, mida küsiti ja vastused on siin ilusti ära toodud ja kirjutasin sinna nii palju, kui ma oskasin ja tean täna oma teadmiste pealt. Ja nüüd hakkab ChatGPT minu käest edasi küsima, sest tal on nüüd olemas mingisugune sisend selleks, et hakata minuga suhtlema ja hakata välja pakkuma mingeid ideid. Nagu te näete, siis ChatGPT kirjutas mulle nüüd välja mitu punkti, millele tähelepanu pöörata ja millest siis alustada. Näiteks 3 potentsiaalset kliendisegmenti, kes on valmis maksma kvaliteetse toote eest. Need on kõik siia ilusti ära toodud. Siis teine punkt on, kuidas käivitada oma äri nii, et tekiks kohe kliente ja nad jagaksid infot sinu toodete kohta. Ja kolmas punkt on kiire ja praktiline tegevusplaan järgmise 30 päeva jooksul. Ja siin iga chati lõpus ka tavaliselt ChatGPT küsib, kas tahad midagi sealt edasi teha või mis samme tahad edasi astuda. Siin ta pakub välja, et võiksin teha konkreetset turunduspostituste kava, Instagrami strateegia ja ärikliendi müügiskripti. Kuidas tundub? See kõik on tore, aga ma tahan teada, kui palju minu investeering üldse maksaks, kui ma tahan luua endale väikese pagaritöökoja ja ma kirjutangi talle siia. Ma küsisin nüüd ChatGPT käest hoopis teise küsimuse lisaks sellele, mida ta mulle siia kirjutas. Kõik tundub tore, aga mis oleks minu esialgse investeeringu suurus esimese pagaritöökoja loomiseks, mis oleks minimaalne ja optimaalne suurus investeeringuks? Milliseid seadmeid mul selleks vaja on ja kui suurt pinda? Nii, ChatGPT andis meile mitu varianti nüüd. Minimaalne investeeringu kohta tabeli koos arvutustega
ja loomulikult need hinnad on ju siin ligikaudsed, aga suurusjärgud on õiged. Siis on, milline optimaalne investeering on, kui sa tahad nagu kiiremini kasvada ja tahad, et sul oleks võimsust toetada ka näiteks äriklientidele müüki, siis see vajab lihtsalt natuke suuremat tootmispinda. Ja siin ta toob ära ka, kui palju sul pinda vaja on, kuidas seda kõike rahastada, siin on olemas ka võimalused rahastamiseks. Ja näete, siin lõpus ta küsib, kas sa soovid detailset äriplaani ja rahavoogude analüüsi, kuidas seda kõike teha. Loomulikult me soovime. Jah, soovin. Sest ChatGPT küsib tavaliselt kas või kui küsimused ja siis sa vastad talle lihtsalt lühidalt, jah, soovin. Ja nüüd ta genereerib sulle selle rahavoogude analüüsi ja nii edasi, mida sulle tegelikult vaja igasuguse äriplaani jaoks. Ta lõi siia rahavoogude analüüsi, tõi mulle sellise tabeli kujul selle kõik ilusti ära. Noh, need numbrid on sellised suurusjärgud ainult, aga ma saan ka alati küsida nagu täpsemalt. Näiteks anna teada, kas soovid detailsem plaani näiteks kasumi arvutustest esimese 12 kuu jooksul ja täpsemat investeeringu jaotust. See kõik on arusaadav, aga minul tekkis nüüd küsimus, aga millest ma siis alustama pean? Millised on need esimesed sammud, kui ma nüüd täna otsustan, jah, ma tahan sellega tegelema hakata? Ma küsisin, millised oleks täna kohe minu esimesed sammud, millest alustada, et saaks äri käima tõmmata. Siin on loomulikult eeldus see, et ma olen selle köögikese juba valmis teinud või selle koha, kus ma valmistan pagaritooteid. Ja selleks, et ma saaks nähtavust, siis ta tõi mulle välja esimese 7 päeva kiire käivitamise plaani. Tihtipeale ettevõtjad surevad või läheb neil aur välja sellepärast, et nad ei leia esimesi kliente ja ega nad ei tea ka täpselt, kuidas seda turundust üldse läbi viia, sest väga paljud inimesed täna kasutavad sotsiaalmeediat ja info liigub väga palju selles keskkonnas. Ja siin on ära toodud kõik esimesed sammud. Loomulikult ta alati küsib sinu käest ja sa võid seda vestlust lõpuni välja jätkata ja sa võid küsida näiteks, kuidas ehitada üles toote hinda, kuidas toodet hinnastada, kuidas kulusid optimeerida, planeerida. Nüüd see vestlus käib kõik selle sisendi pealt, mida sina oled talle andnud. Ja kui sul on veel mingit sisendit anda, näiteks, et sa oskad mingisugust asja veel väga hästi teha või sul on mingile toorainele juurdepääs, kus sa saad hea hinnaga, siis sa võid kõike seda kajastada, sest ChatGPT arvestab sinu antud sisendit ja teeb kogu selle plaani uuesti ümber ja arvestab neid nüansse, mida sa siia lisanud oled. Ja sa saad niimoodi ise kodus rahulikult ära lihvida oma äriplaani. Ja kui ta on sul juba väga enda jaoks nagu ilusti läbi töödeldud, siis sa võid alati võtta sellesama kontseptsiooni, mida ta sulle kokku paneb ja minna sellega siis mõne ärieksperdi või nõuandja juurde. Ja nüüd ma palungi tal, et ta paneks mulle kokku äriplaani või esimese sellise drafti, millega ma võiksin minna mõne konsultandi juurde, kes siis aitab mul natuke veel lihvida seda äriplaani, kui ma tahan näiteks taotleda mingisugust toetust või rahastust. Pagari töökoja äriplaan on meil olemas. Loomulikult iga kord, kui sa siin ChatGPT-s täiendad midagi, siis sa saad seda dokumenti ümber teha. Aga ma võin talle ka nüüd kirjutada, et palun vormista mulle see dokumendiks ja siis ma saan selle välja eksportida, välja printida või saata ükskõik kellele ja arutada edasi. Et sul ei ole vaja raisata meeletut aega selleks, et käia mööda konsultante, küsida inimeste käest ja pead murda, kuidas enda äriplaani koostada. Kasuta lihtsalt ChatGPT abi, kirjuta võimalikult palju informatsiooni ja küsi ChatGPT käest samamoodi küsimusi ja las ChatGPT küsib sinu käest. Ja läbi selle sul on võimalus saada väga hea pilt ette enda ärimudelist, äriplaanidest, see läbi mängida ja vaadata, kas sul tasub sinna aega investeerida või ei tasu. Ja kui sa tahad rohkem teada, kuidas üldse prompte kirjutada, kuidas neid asju läbi töötada, siis osale minu töötubades ja ma näitan sulle, mismoodi saad näiteks turundusstrateegiat üles ehitada, juhtimisstrateegiat üles ehitada koos ChatGPT abiga ja palju-palju muid asju. Turundusplaanid, videod, pildid, muusika, kõik, mida turundamise jaoks on vaja. Nii et Oll ootab sind oma töötoas ja me näitan, kuidas see käib.